jutusaade. Jutusaade. Ilusat puhkepäeva hommikut teile kõigile. Suvi ja sellega koos ka suurem rändamiste ja seiklemiste aeg on selleks aastaks kahjuks ühele poole saamas. Aga rääkida ja meenutada ja muljetada saab nüüd ju kogu eesootava külma aja ka. Täna on mul saates mees, kellel ma arvan, et juttu nii palju, et ei tea, kuidas seda kõike tunni aja siis ära mahutada. Tere hommikust, Uku Randma! Tere hommikust! Ja ma pean vist küll kuulajatele ütlema, et see on mees, kes purjetas üksi ümber maailma. Tükk aega mõtlesin, millisele sõnale panna rõhk. Et kas üksi ümber maailma või üksi ümber maailma, aga see üksi vist on ikka kõige tähtsam. On ju? Võib-olla isegi purjetamine on selles kontekstis kõige tähtsam, sest purjetamine annab selle vabaduse ja võimaluse liikuda. Mina olen Margit Kilumets ja saate aitab kokku panna Viivika Ludvig. Ei ole vist väga palju inimesi meie kuulajate seas, kes isegi niisugust mõtet oleks mõlgutanud kunagi elus. Kui sa mõtled oma elu peale tagasi, siis millal see välgatus üldse peast läbi käis, et niisuguse asja ma tahaksin kunagi teoks teha? Ma pean ütlema, et reisid on mul kogu aeg meeldinud. Ka juba varases lapsepõlves ma mäletan seiku, kus ma võtsin väikse ranitsa ja läksin kodust nii kaugele, kui julgesin. Aga selline konkreetsem soov juba ümber maakera purjetada, see tekkis juba vanemana olles, kui tekkisid ka materiaalsed võimalused selleks. Kui palju see tegelikult ikkagi just neid samu materiaalseid võimalusi nõuab, et kas raha on üks asi, aga teine asi on ka see, et sa saaksid mingilt ametipostilt näiteks ennast vabaks võtta, sest see nõuab tohutult aega, eks ju, see nõuab ühte vaba aastat vähemalt, kui mitte rohkem. Just, et eks ta nõuab hästi palju nii aega, materiaalseid võimalusi kui ka oskust kohustuste eest peitu pugeda, sest kahjuks tänapäeval elame ikkagi selles maailmas, kus meie käed ja jalad on seotud kas pankade või ühiskondliku liikumise või sõprade või perekonna poolt, et võib-olla see nendest ahelatest lahti rabelemine ongi sellise ettevõtmise kõige raskem osa. Sa oled pärast oma reisi käinud kindlasti palju kohtumas inimestega ja oma sõpradega rääkinud, seltskondades olnud. Märkad sa sellist head kadedust ka inimestes, et näed, ta tegi ära selle, millest mina olen 20 aastat mõelnud? Olen märganud küll, et nii mõnigi on oma silma läike saanud ja näha on, et vähemalt selle vestluse ajal tekivad mõtted ja ideed, kas need ka kunagi kellelgi realiseeruvad, see sõltub palju õnnest ja ikkagi ka tahtmise tugevusest. Kas sa oled muutunud mees nüüd, teine inimene? Ma arvan küll, et eks me muutume kogu aeg, iga päevaga muutume natukene ja meie maailmapilt muutub ja arusaamised ja mõtted ja hinnangud. Aga kui sa küsid nüüd, et kuidas see ümber maailma reis konkreetselt mind mõjutas, siis tõepoolest ma tunnen, et inimese areng käib mingit spiraali mööda ja hea on, kui ta käib ikka kõrgemale ja ma tunnen ennast kõrgemal platvormil või tasemel. Need igapäevased probleemid ja mured ei tundu enam nii suured ja oskan vaadata, ma loodan, paremini üldist maailmapilti. Ma loodan, et ma ei ole nüüd väga isiklik, aga ikkagi see küsimus ilmselt on paljude kuulajate huulil ja mina siis pean olema see, kes selle esitab, et tavaliselt inimese elus, kui ta sellise asja ette võtab, on ikkagi nagu
no ütleme nii, et selleks peab olema mingi väga mõjuv põhjus. Selleks peab olema mingi tõuge, mingi selline veendumus, et just nüüd on seda õige aeg teha ja enam ma teisiti ei saa, et mis see sinu põhjus oli, kui sa tahad sellest rääkida või oskad? Ma olen nagu tagantjärgi tõepoolest mõtelnud seda sama mõtet ja tegelikult on võib-olla asjad nii lihtsad ja keerulised, kuidas me oskame neid enda jaoks lahti mõtestada. Et kui otsida sellist lihtsat põhjust, siis tõenäoliselt oli see minu keskea kriis, kuhu ma sattusin. Ma liigun ikkagi 50 eluaasta suunas ja kuskil 45-selt tundsin, et kõik see, mis mul on elu jooksul saadud või omandatud, ei oma enam minu jaoks kaalu või tähendust. Kas või rahalises mõttes ei ole ju tähtsust, mitu autot sul garaažis on või mitu kinnistut või kinnisvara või kui palju sul mõne firma aktsiaid on. Oluliseks muutuvad sellises seisundis perekond ja sellised pehmed väärtused, kuid siis ma märkasin, et ka lapsed on sellises eas, et vajavad iseseisvust ja rohkem ise hakkama saamist kui minu tuge. Ja ma siis selles nii-öelda keskea kriisis tundsin, et mind ei seo enam selle igapäevase eluga siin miski. Peale selle ma ei saa ütelda, et põhjuseks, aga kindlasti mingiks otsuse kiiruse mõjuriks oli ka abikaasa surm. Et see natuke oli nagu selline lohutus või leevendus või järelemõtlemisreis ka? Jah, pigem järelmõtlemise reis. Ja just nagu enda jaoks selgeks mõtlemise reis, et mis siis siiski on siin maailmas nagu tähtis või mis on elus tähtis või mis ma üldse tahan nagu saavutada ja kuhu ma tahan välja jõuda ja selleks on purjetamine ja iseäranis üksi purjetamine suurepärane võimalus. Fred Jüssi on kunagi öelnud, lihtsalt tänaval tuli vastu ja tal oli ka elus niisugune raske hetk ja siis me rääkisime üksindusest ja üksildusest ja ta ütles, et nendel kahel sõnal on väga suur vahe. Ja ma ei hakka ütlema, et kumba ta tundis, et ta on, aga et kuidas sina tunned, et kas sa oled üksildane inimene või mitte? Fred Jüssi sissetoomine siia jutuajamisse oli minu arust väga sobilik, et ta on minu iidol, tema arusaamine loodusest ja tema mõtlemine on väga sarnane minu omaga, et kui tema viibis tundide ja päevade ja ööde kaupa metsas, siis mina tegin seda sama merel olles. Ja kui tema õppis selle metsas viibimise ajal linnulaulu kuulama või tähele panema neid pisikesi muutusi, mida urbaniseerunud inimene ei suuda märgata, kuna me oleme loodusest nii kaugele jäänud, siis ma tegin seda mere peal olles, kus esimesel pilgul võib mitte midagi näha, lihtsalt suured lained ja sinine meri, kuid kui istud seal jahiahtris ja jälgid ja vaatad, hakkad mõistma, kui palju on seal looduse imet ümberringi. Ja see ongi tegelikult minu vastus sinu küsimusele, et ma ei olnud üksildane, et jah, ma olin üksinda, aga kunagi ma ei põdenud seda, et
mul on kuidagi hüljatud või maha jäetud või mul oli väga palju mõtteid ja väga palju mälestusi ja kõik see loodus ümberringi ja ma olin küll üksinda oma reisil, aga mitte üksildane. Ilmselt oli päris mitu päeva selle reisi jooksul, kus sa üldse ühtegi sõna ei rääkinud? Jah. Minu jaoks oli indikaator see, et kui ma hakkasin iseendaga rääkima valjusti, siis ma teadsin, et ma vajan puhkust ja pean sadamas pikema peatuse tegema. Ja eks ma viibisin selle reisi ajal ka enda jaoks natukene katseklaasis ja jälgisin ennast kõrvalt, et kuidas see piiritu avarus ja kõik see mõjub minu psüühikale, sellepärast et üksinda purjetades psüühika korrasolek on vaata et kõige suurem risk ja probleem. Aga ega ma väga jutukas ei olnud selle reisi jooksul, et vahepeal olid pausid ja sain ennast jällegi maha laadida ja inimestega suhelda palju, et see ei olnud nagu suur probleem. Kui siis sadamasse läksid pärast sellist pikemat vaikimise perioodi, kas jutukaaslase või mõttekaaslase leidmine, et on see lihtne, et tunned, haistad kohe, et kes see inimene on, kellega nagu jutu peale võiks saada või kuidas? Jaa, et kui minu jaoks oli näivaks probleemiks see, et mul ei olnud sõidu ajal pikalt kellegiga rääkida, siis ma sadamas kohtusin just nende inimestega, kellel oli minust veel suurem suhtlemisvajadus, kuigi nad sõitsid kas siis kambas või paarikesti, sest ega jutud lõpevad otsa ka kahekesi või kambas olles ja tahetakse saada uusi nägusid, kellele neid samu jutte jällegi uuesti rääkida, et mind kutsuti väga paljudesse erinevatesse seltskondadesse ja ma nautisin seda, et kui sa küsid ajakirjandusliku küsimuse, et mis oli siis sinu reisi jooksul see, mida sa kõige rohkem kogesid, siis ma arvan, et 50% sellest olid need uued maad ja uued saareriigid ja kultuurid ja kõik see pool, aga 50% olid uued tutvused ja sõbrad ja nende tundmaõppimine ja nende inimeste maailmade tundmaõppimine. Et minu jaoks oli see fantastiline võimalus niivõrd erinevate inimestega kohtuda. Kas keegi on jäänud nendest? Kõik nad on jäänud mulle kuskile mällu ja nad on kõik mulle mingi jälje jätnud. Aga kui sa küsid, et kas ma nüüd veel hiljem kontaktis olen, siis tegelikult ei ole. Et minu võimed on ikkagi piiratud, ma ei jõua nii palju e-maile ja Facebooke kribada ja ma teadvustan endale seda, et see oli üks tore etapp minu elus, aga ma ei saa jääda nende vanade toredate kohtumiste juurde ja neid edasi soendada, tulevad uued kohtumised, tulevad uued toredad inimesed ja selleks, et edasi liikuda, on tarvis vanu asju jällegi selja taha jätta. Kas sa pidasid selle reisi ajal päevikut ja mis vormis sa seda tegid? Arvutisse, käsitsi, logiraamat, mismoodi see on? Jah, et kui ma siit kodust ära läksin, siis ma tundsin lausa füüsiliselt vajadust jagada seda, mis ma näen ja tunnen ja kuulen. Ja ma tahtsin, et need tunded ja mõtted oleksid vahetud, sest kui me midagi vaatame distantsilt, siis nad omandavad teistsuguse väljanägemise ja tähenduse meie jaoks. Ja seetõttu ma üritasin
iga päev ja mitu korda, kui ilm võimaldas, siis arvutisse talletada ja kui ilmaolud olid väga-väga rängad, siis kas või paberi peale kribada, et arvutit säästa oma mõtteid ja oma kõike seda, mida ma seal nägin ja tundsin. Ja selleks, et sellest mingi jälg järgi jääks ja ka sõbrad-tuttavad jälgida saaksid, siis riputasin seda üles ka oma blogisse, mis alguses oli avatud kõigile, aga ka hiljem ma panin ta parooli alla ja siis ainult parooli omanikud said jagada minu tundeid ja mõtteid. Miks? Siin on mitu põhjust. Esiteks, üks põhjus oli see, et ma tahtsin olla võimalikult aus oma blogis. Aga aus olemisel on ka omad mingid piirid, mingid limiidid ja tuua oma kõige intiimsemad mõtted laia avalikkuse ette, ei ole väga, väga omane. See oli üks põhjus ja teine põhjus oli see, et ajakirjanikud kipuvad olema mõnikord suht laisad ja tegema väga-väga otseseid copy-paste, et imeda välja mingi uudis ja ma leidsin, et ma ei pea nagu nende tööriist olema. Õige varsti ilmub sinu raamat, mille pealkiri on Minu maailmameri. Kui terav selline tsensori, sinu isikliku tsensori pliiat sellest raamatust üle on käinud, sest seal on seesama küsimus, et kui aus sa selles raamatus oled? Jah, et siin peab ütlema, et on kaks erinevat asja, kas elektrooniline blogi või ikkagi kirjamustaga kirjutatud raamat ja kui blogis võib teha kirjavigu ja lause ülesehitus võib olla vale ja ka mõtted võivad olla mõnikord vahetumad, siis väljakujunenud tava järgi raamatus peaks hoidma konservatiivsemat joont. Et ikkagi mu raamat ei ole võib-olla nii vahetu ja ta on natukene distantsilt vaadatum. Aga ma loodan, et see ausus ei ole seal kannatada saanud. Ja inimesed, kes oskavad ridade vahelt lugeda, need saavad ilmselt rohkem kui need, kes ei oska. Ja ma kujutan ette, et nendele, kes blogi jälgisid ja saavad nüüd seda sama asja raamatust lugeda, et neil on huvitav nagu võrrelda neid kahte asja. Kui me korraks selle reisi juurde tuleme otseses mõttes, siis sa ei plaaninud ju nii, et vot sellel kuupäeval ma hiivan purjed ja lähen ja sõidan ümber maailma. Tegelikult see tuli kuidagi etapiviisiliselt sinu ellu. Just, täpselt. Ja minu jaoks oligi see nagu vahva, et ma ei pidanud midagi ette planeerima, vaid lihtsalt kulgesin või lihtsalt järgisin oma saatust ja muutuvaid soove reisi jooksul. Et kui ma siit Tallinnast ühel ilusal juulikuupäeval lahkusin, siis aastal mis? Aastal 2010. Siis ma ei teadnud, kus ma välja jõuan ja ma ei tundnud veel iseenda võimeid, ma ei teadnud oma jahivõimeid ja kõige kõrgem eesmärk, mis mul oli seatud, oli jõuda Põhjamerele ja sealt siis hea õnne korral edasi Islandile. Aga kuidagi on sedasi, et kui ikkagi inimene soovib ja proovib, et siis ta ka saavutab selle, mis ta tahab ja minu puhul ka reisi ajal tehtud kõik plaanid realiseerusid suurepäraselt. Jaht on, kui teist inimest ei ole, siis sinu kõige olulisem kaaslane sellel reisil. Kuidas sa ta valisid ja kuidas ta vastu pidas? Jällegi, ega ma teda väga ei valinud, et
et vups ja valmis lihtsalt, ostsin. Suht emotsionaalne ost, et selliste tehniliste küsimuste kallal võib alati väga pikalt ja väga põhjalikult nagu tegeleda ja mitte kuhugi jõuda. Et minu jaoks oli rohkem oluline just nagu iseenda valmis seadmine ja iseenda tugevuse proovile panek ja katsetamine ja nii vaimne kui füüsiline. Ja ma teadsin, et jaht on kvaliteetne, tugev Saksa jahitootja seeriatoodang. Ma ei pidanud selles kahtlema niivõrd. Uuel jahil on omad eelised. Ta ei ole nii palju veel raske ilma käest rädida saanud ja ka inimfaktor on vähem talle jälgi jätnud. Aga see on tõsi, et purjekas sellisel reisil on parim kaaslane ja mitte ilma aegu inglased ei kutsu teda naissoost artikliga. Aga mis sinu jahi nimi on? Minu jahi nimi on Temptation 3. Ja miks just selline nimi, siis kes inglise keelt ei valda, Temptation tõlkes on kiusatus või kirg või soov või unelm või midagi sellist. Eesti keeles talle päris täpset vastust ei olegi. Aga inglise keeles on hea, kui jahi nimi on pikal reisil, sest kui on tarvis raadiodel välja kutsuda või on tarvis tolli formaalsusi teha, siis see on paremini hääldatav ja paremini kohalike võimude poolt kutsutav, et seetõttu oli ta inglisekeelne. Aga kus või kes on Temptation 1 ja 2? Temptation 1 oli mu sellest Temptationi unistuste sarjast siis esimene Soomes valmistatud Finflyer jaht 31-jalane selline võidusõidukone, millega ma siis meeskonnaga osalesin võistlustel ja proovisime seda teist purjetamise poolt. Ja Temptation 2 oli siis ka Hanse tehasest toodetud jaht, mille ma samuti ostsin sedasi pool huupi, aga leidsin, et ümber maakera purjetamise jaoks ta oli natukene väetikene. Üks mees, kes sõidab üksi ümber maailma, ei saa ju kogu aeg 24/7 olla, nii-öelda roolis. Purjetamisvõõrale inimesele nagu mina. Kirjelda seda, mismoodi, sa ei saa ju iga natukese aja tagant kusagile sadamasse minna selleks, et puhata, et sa pead nagu kogu aeg liikuma, mismoodi seda siis sa füüsiliselt teed? Jah, et natukene oli minu sooritus ka sarnane sportliku sooritusega, et seda ilma trenni tegemata ja ilma ennast arendamata ei suudaks. Selleks, kui ma jahi ostsin ja mul oli juba plaan nagu kindel, et ma kuskile kaugemale lähen, harjutasin siin samas Läänemerel üksinda hakkama saamist ja roolisolekut ja proovisin oma enda piire, et kui palju ma suudan ja mida ma suudan. Ja järjest need piirid suurenesid ja seega ka minu sõidutrajektoor nagu laienes. Aga purjeka peal on mitmed sellised süsteemid, mis tulevad abiks, et kõigepealt on automaatpiloot, nagu ikka lennukite peal või purjetajad teavad purjeka peal, see on üks nupp, mille vajutad alla ja siis elektronid hakkavad hoidma mingit kindlaks määratud kurssi siis kas teepunktile või tuule suunast lähtuvalt tuule järgi või siis lihtsalt mingit magnetkompassi kurssi. Aga selle puudus on see, et karmides ilmastikuoludes ta ei saa hakkama ja peale selle ta võtab veel palju voolu. Mingis etapis ma sain aru, et mul on tarvis
abiks tuulerooli. Tuulerool on selline, mis siis vastavalt tuule suunal hoiab jahikäiku. Ta on oskamatule purjetajale suht kapriisne, aga kui temaga sõbraks saada, siis ta on parim abimees, kes sul jahis kaasas võib olla. Nii et roolis ei pea kogu aeg olema purjeka peal, kui on normaalsed ilmastikuolud. Küll aga on oluline ohutus ja kogu aeg pidev navigatsioon ja see teema. Ja reisi lõpuks kujunes mul välja selline rütm, kus ma öösel magasin 50 minutit ja 10 minutit olin üleval. Jälgisin, et kõik oleks korras nii taglastuses kui ohutuses. Ja siis jällegi läksin magama ja 50 minuti kaupa magasin. Aga ma vaatan su suuri silmi praegu, et jah. See on ikka väga kurnav. On küll, et kuigi öeldakse, et inimvõimetel ei ole piire, siis ikkagi kuskil need piirid on ja sellistes oludes nad tulevad välja. Ja tegelikult see 50 minuti kaupa uni, nagu noored ütlevad, sakib täiega, et ega pika peal enam ei teagi, et kas sa nüüd magasid ja kas oled nüüd üleval või et asjad hakkavad nagu sassi minema ja sa ei suuda unest välja tulla nii kiiresti aga selleks olid jällegi sadamapausid ja sai nagu ennast välja puhatud ja tekkis uuesti sõidusoov ja et minu jaoks oli see 50+10 nagu selline paras rütm. Pikal reisil juhtub igasuguseid asju, kus tervis pidas vastu? Ja et tõesti see on väga oluline või võib-olla kõige olulisem asi sellise reisi jooksul, aga ta lihtsalt ei pidanud vastu, vaid ma nägin selleks ka vaeva, et paljud asjad, mis tänapäeva kiire elutempo juures meil enam kodus ei ole nii tähtsad, muutuvad jahis palju tähtsamaks, näiteks kas või igaõhtune ja igahommikune hambapesu, et ei taha ette kujutada seda meremeest, kes peab olema võib-olla 20 päeva järjest mere peal hambavaluga või siis linnast tulles tavaline rutiin, et pesed käsi ja seebiga ja korralikult, et mitte mingid bakterid sisse tuua või siis näiteks malaaria, et pigem õhtuses kuumuses suled luugid ja oled seal hapnikupuuduses kui see, et mingi juhuslik sääsk sind sutskab ja oled mitu kuud haigevoodis. Kui pikk oli kõige pikem periood, millal sa pidid ilma maismaad nägemata, sinna saamata iseendaga ja oma paadiga hakkama saama? See oli Vaikses ookeanis Galapagose saartelt Prantsuse Polüneesiasse Iva-Voa saarele 23 päeva. Ja mis ühe inimese peas siis toimub selle aja jooksul, et sa tead, et arst ei saa tulla ja keegi ei saa sind aidata ja ma ei tea, võib-olla koju helistada saab või ei saa või? Koju ma sain helistada, mul oli satelliittelefon, mida ma alguses plaanisin kasutada ilma failide vastuvõtmiseks, aga lõpuks kasutasin teda ainult oma lastega rääkimiseks, sest see muutub uskumatult tähtsaks nii kaua kodust ära olles. Aga selle 23 päeva jooksul ma võin sulle lubada, et mul ei hakanud mitte kordagi igav või minu jaoks oli see puhas nauding. Iga päev oli fantastiline. Kui sa küsid nüüd konkreetselt, et mida ma siis konkreetselt tegin, eks ma siis lugesin, kuulasin muusikat, vaatasin filme, nautisin loodust, püüdsin kala ja
Siis sõid selle kala ära reeglina? Ega ma eriti suur kalaarmastaja ei ole, aga ma jah. Nii et sõid hambad ristis mingit tohutut väärtuslikku kala ja mõtlesid karbonaadist, eks ju? Ja nautisin igat hetke, mis saatus mulle andis sellel reisil ja mul oli nagu tehtud endaga leping, et seda reisi ma ei teinud mitte kellegi teise jaoks või millegi tõestamiseks või mingi rekordi saavutamiseks, et ma tegin seda enda jaoks ja asju enda jaoks tasub teha ikka nii siis, kui need sulle meeldivad. Ja leping oli siis selline, et kui mul üks päev enam ei meeldi, et siis ma saan ju jahisadamasse jätta ja panna sinna silt, et see on müüa ja tulla koju tagasi nii öelda normaalse elu juurde. Et ühtegi päeva ma ei elanud sellepärast, et ma pean seal seda elama. Ega selle jahi küljes praegu seda silti ometi ei ole või? Ei ole, et küll mul käis vilksamisi peast läbi, et kui peaks leiduma Eestis selline inimene, kes soovib oma unistust korda saata ja ma saan näiteks talle olla abiks nõuga ja ka ta vajab näiteks spetsiaalselt üksi purjetamiseks kohaldatud jahti, et siis võiks sellest rääkida, aga tundub, et majanduses on veel piisavalt keerulised ajad, et ei ole palju inimesi, kes hetkel sellist reisi planeeriksid. Et las ta ootab siis, eks ju? See jaht, ma mõtlen. Ja ta ootab mind hästi, et aeg-ajalt ma käin talle pai tegemas ja temaga jälle natukene veteväljade peal ratsutamas ja ikkagi oma maailmapilti veel avardamas, et see on vahva. Noh, meie kõik siin oleme vaadanud, eks ju, täiuslikku tormi ja kõiki neid hirmsaid merefilme ja ma saan aru, et täiesti meri võib olla ikka ka väga kohutav vaenlane, kui sa temaga läbi ei oska saada või kui sa midagi valesti teed. Kas sa tundsid selle reisi jooksul mõnikord ka tõesti täiesti ausat hirmu? Jaa, hirmu ma tundsin ja minu arust hirm on nagu normaalne ja loomulik ja vajalik. Aga meri ei ole kunagi vaenlane, et meri on loodus ja meie oleme selle looduse üks väga-väga happer ja mannetu osa, et kaugeltki me ei ole looduse kroonid ega looduse kuningad. Ja sellise tohutu võimsa loodusnähtuse ees me suudame ellu jääda ainult siis, kui me suhtume sellesse austusega ja üritame olla võimalikult targad. Ehk teiste sõnadega ikkagi see, kas me jääme ellu selles karmis looduses, sõltub ainult ja ainult meist ja meie otsustest. Sa sõitsid maailmas, mis tegelikult tegeleb sellega, et saeb ju seda oksa, mille peal ta ise istub. Ja kõik need sinavad veed ja valged rannad, seda me võime vaadata reklaamfilmides, aga kogu aeg südames tiksub vaikne hirm, et äkki seda enam väga kauaks ei ole. Et kuidas sa hindad seda, mis maailm ise endaga teinud on ja kuhu me nagu teel oleme? Inimkond. Ma arvan, et raadiokuulajal on jäänud mulje minust kui optimistlikust inimesest ja ma pean ennast selleks. Aga see, mis puudutab globaalset maailma, siis ma olen siin pessimist ja tõepoolest nähes kõike seda, mis inimtegevus on kaasa toonud, ka nii
inimkaugetes nurkades on mõtlema panev ja kurb ühtaegu. Et see kliima muutumine on tõepoolest teema, mis puudutab konkreetseid maid ja konkreetseid rahvaid ja kõik see saastumine, aga ka ühiskondade muutumine, globaliseerumine ja internetiseerumine ja näiteks ma lugesin väga suure huviga mitu korda Tiit Pruuli raamatut Lennuk ümber maailmareisist, mis toimus kuskil 10 aastat tagasi. Ja ma sõitsin väga paljus kattuvat trajektoori mööda. Ja juba see maailmapilt, mis seal oli kirjeldatud, on tänaseks juba tunduvalt muutunud. Et teatud mõttes on see paratamatu, aga samal ajal ka kurvaks tegev. Ei kohtunud selliste Prantsusmaa suuruse prügisaarega näiteks kusagil või midagi sellist tõeliselt hirmsat, mida mul on isegi raske ette kujutada, kui õudne see võib olla? Oli küll näiteks imeilusad St. Blas saared, kus elavad indiaanlased oma vanade tavade ja kommete järgi, imeilusad liivarannaga palmisaared, kus üks külg oli siis imeilus ja teine Atlandi ookeani poolne külg võis olla siis prügiga mitme meetri sügavuselt täidetud, et jah, seda oli silmaga näha mitmes kohas ja eriti näiteks Austraalia põhjarannik ja looderannikus siis kõik see Malaisia ja nende kiiresti arenevate palju rahvuslikku, palju rahvuseline või paljude inimestega piirkonnad reostavad ja siis teispool keegi maa võitleb siis selle prügiga ja sorteerib seda, eks ju? Ja sorteerib ja üritab nagu kuidagi järje peale saada selles peaaegu et mõttetus võitluses. Sa oled nüüd juba mõnda aega naasnud sellesse normaalsesse ellu või reaalsesse ellu. On see keeruline? Ja minu jaoks see ei ole väga normaalne, aga ta on reaalne. Ja võtsin meelega. Et käid tööl ja? Käin tööl ja seisan siin liivalaia nurga peal ummikus ja imestan seda kõike, mis ümberringi toimub. Ja kas ta on keeruline, et tõenäoliselt on see jällegi sedasi, et sõltub inimtüübist ja tema kohanemisvõimest ja ma tean paljude purjetajate ja eriti soolopurjetajate jaoks ongi keeruline see tagasi adapteerumine sellesse maailma. Aga minul on ta läinud kuidagi valutult ja ma tiirlen siin jälle nagu kotkas, et ei ole probleemi. Sa oled öelnud ühes intervjuus, et kui seal ekvaatoril oleks olnud üks üksik saar, soe selline, sulnis, et siis sa oleksid sinna jäänud. Kas sa vahel kahetsed, et sa tagasi tulid? Ei, jällegi, et kõik, mis me teeme, on meie valikutes kinni, et loomulikult no, saart ei olnud lihtsalt, vaata. Saart ei olnud võib-olla õnneks. Et selle nimi tol hetkel oli kojutuleku hirm. Tekib selline reaalne hirm selle ees, et mis nüüd edasi, et ongi nii, et peangi hommikul üles tõusma ja vaatangi seda televiisorit õhtul ja lähengi poodi järjekorda seisma ja et kõige selle rutiini ja ebamugavuse ees hirm või ma ei oska isegi teda nii lahti mõtestada.
aga selline mõte tekkis mingi hetk. Aga samas ma arvan, et inimese elu on nii ainulaadne ja kordumatu, et teda tuleks elada harmooniliselt, et siin peaksid olema kõik osad esindatud, et nii seiklusimu rahuldamine kui ka siis perekond ja rutiin ja ka sotsiaalses sfääris edasi jõudmine. Ja see ei ole ju välistatud, et sa teed midagi, mis võib-olla ei ole üksi ümber maailma purjetamine, aga mis on midagi sinna kanti, et sa teed seda kunagi veel? Jaa, kindlasti, et õudselt tahaks, et ei saa seda küll ütelda või mõtelda, et nüüd sõitsid ja nägid palju maid ja rahvaid, et nüüd on see nagu tehtud ja linnukene tõmmatud, et maailm on tunduvalt suurem ja huvitavam, kui mul õnnestus selle lühikese ajaga näha, et väga palju on veel ees. Mida sa nende inimeste jaoks ütled, neile, kes praegu kuulavad? Ja nagu väike kripeldus on juba tükk aega olnud ja selle saate jooksul läks see kripeldus nüüd veel palju suuremaks. Et see, ma saan aru, et see on mingi sõnum, mis ei ole mõeldud mulle, aga see on midagi, mida sa võid öelda neile. Ma ütleks, et ärge kartke realiseerida oma unistused. Kui te kindlalt teate, mida te tahate, kõik on võimalik. Aitäh, Uku Randma, soolopurjetaja, see on hästi ilus sõna. Ja me lepsime kokku, et vähemalt ühe loo muusikat me sellesse saatesse mängime ja meie seda sooja ja toredat saadet, ma loodan, et see nii välja tuli, nagu me püüdsime, ja lõpetama üks jääääre lugu. Aga miks just see? Nii kehvasti, kui mu reis oli kokku või ette planeeritud, mul oli liialt vähe Eesti muusikat kaasas, aga õnneliku juhuse tõttu oli mul 2 jääääre plaati ja neid ma kuulasin ja nende lugude saatel ma nutsin, kui härdusmeeleolu peale tuli. Jällegi üks eelis üksi purjetades, et sa ei pea häbenema oma tundeid. Ja sellest jäi nagu südamesse selline hea heli. Kuulame jäääärt ja aitäh kõigile kuulajatele, ärge siis kartke oma unistuse järele kätt sirutada. Ilusat pühapäeva, saate tegi Margit Kilumets, aitäh Uku Randma. Kõike head.
jutusaade